Aga mina tahtsin nõrkvoolu, seda üldse ei olnud, eks. Ma olengi Haapsalu vormitud esimesest 18 eluaastast 17 Haapsalus, aga esimene aasta oli Tartus. Ja kuidas siis perekond Tartust Haapsalusse sattus selle tõttu, et 30. aastate keskpaik ei olnud Eesti Vabariigis eriti hea majandusliku ja poliitilise olukorraga. Ja isa otsis ka võimalikult head töökohta. Varem ta oli Paides, siis oli Tartus seoses ülikoolis õppimisega. Ja siis selgus, et äkki Läänemaalt Haapsalust Lääne maksuametist pakutakse maksuinspektori kohta. No, isa võttis sellest kinni ja olimegi 38. aastal Haapsalus. Ja siis hakkas mu Haapsalu ajajärg. Alates teisest eluaastast, teisest ma juba mäletan 11. Kolmas oli juba täitsa toredate mälestustega. Siis oli ju veel Eesti aeg. Ja Haapsalu oli teatavasti üks tähtsamaid kuurortlinnasid, tsaari perekonna külastustest peale, kui tekkis raudteeühendus Peterburist Haapsalusse läbi Keila, eks ole. See sai valmis 1905. No vot, ja siis oligi niimoodi, et kõik need supelsaksad ja valgetes kingades ja valgetes kaabudes ja panamates ringi käivad tähtsad tegelased Eesti pealt, kõik sai ära nähtud. Ma olin ise ka valges. Nii nagu soliidne oli. Mul oli ilus pilt, kui 2-aastane sünnipäev kingitud 3-rattalise puuhobusega, mis siis esimest rattast sai vändata, siis sai nagu 3-rattalise rattaga. Nüüd tänapäeval siin politseipargis saab ringi sõita heal juhul. No vot, ja siis sealt see asi hakkas. Tuli kooli minek. See oli veel 44. aastal. Sõda käis veel Saaremaal, kui meil kool algas. 1. novembril Haapsalus. Manner oli juba vaba, aga Saaremaal käisid veel võitlused. Ja siis algas kool. Õpikuid suurt ei olnud, neid alles tehti ja trükiti. Ma mäletan, et mingi aabitsa moodi raamat oli, ei ole säilinud. Aga matemaatika raamatut 1. klassil ei olnud, see ilmus alles poole aasta pärast. Aga mul lugemisega polnud probleeme, see oli kuidagi varem külge jäänud, nii et. Aga kirjutama ma õppisin 1. klassis ja esimene klassijuhataja 50. aastatel oli legendaarne Haapsalu kooliõpetaja ja koorijuht Aasa Ellerhein. Tema õpetas mind kirjutama. Mulle kirjutamine meeldis. Ma sain igasuguseid auhindu. Ma mäletan, üks esimesi mulle kingiti. Mis aastal see oli? Kuskil 46, ma pakun. Kalevipoeg, pehmekaaneline. Kirjandite võistlusel mingisuguse esikoha saavutamise eest. Noh, ja siis nii ta läks. Uued ained tulid, kõik huvitasid. Minu häda oli see, et ma ei suutnud kuni keskkooli lõpuni, see oli siis 55. aastal ei suutnud välja mõelda 1-2 lemmikainet, millele siis nagu fokusseerida. Ja kõik uus oli huvitav. Õppimine oli kerge ja huvitav ja pioneeritöö oli huvitav. Isa oskas viiulit mängida. Seepärast, et vanaisa tegi köögis põlve otsas elementaarsete instrumentidega, ehitas valmis viiuli.
millel ma mängisin kuni Tallinnasse tulekuni 55. aastal. Kool sai läbi. Ma tulin Tallinna, vanemad tulid aasta enne. Aga siis ma sain omale selle Hugo Sütsi, sain omale viiuliõpetajaks ja tema muretses mulle normaalse viiuli ostas. Aga selle ajani ma mängisin punasel vanaisa tehtud külaviiuli. Tol ajal 50-ndatel kooli ajal oli ju suurepärane võimalus kuulata muusikat. Muidugi mitte mingisugust tümpsu ega ansambleid, vaid vene klassikalist muusikat, koorimuusikat, oopereid, Ivan Sussanin, Tšaikovski viiulikontserte, sümfooniaid, Klinka igasuguseid asju, Sussanit ma nimetasin juba, aga muid värke. Ja see oli selles, et Piki tänavat telefonipostide otsa oli pandud valjuhäälded. Kenad alumiiniumist, sätendast ja seal tuli kogu aeg mingisugune programm. Tegin sporti. Teises Endel Nelise kuulsas vehklemise treeningrühmas tegelesin 2 aastat, aga mul puudus sportlik kirg. Pärast öeldi, et küll on kahju, et Velmre ära pooleli jättes ära läks. Tennis meeldis mulle rohkem, sinna läks rohkem auru. Aga mingit spordikooli ju olnud, kõik käis nii-öelda entusiastlike treenerite, näiteks Nelis, tema koolkond. Mina olen see, kes kadaga keppidega ikka harjutas ka, millest selles filmiski vist oli seal episood. Vaata, nii oli. Kogu aeg ma killustasin eri huvialade ja ütleme ikkagi huvialad, teatud, nende vahel. Ei olnud niisugust, et ma nüüd võtan füüsika oli mu suur huvi. Seebeki termoelektri katse ma tegin köögis pliidi all. Juba kuskil, ma ei tea, 3.-4. klassis. Ja siis muidugi tekkis mul probleem, et mis just edasi saab. Huvisid oli palju. Klassivennad, mõned läksid Tartusse. Ma pidin nendega koos minema füüsikat õppima, sest füüsika ma olen kogu aeg arvanud, et mingi elektromehaanika insener, nagu ma diplomis olen, ma pole tundigi sellel erialal töötanud, diplomijärgsel erialal. Kogu aeg ikka selle automaatika ja transistorid elektroonika poole läinud. Ma olin natukene mugav, kuna vanemad olid just tulnud Tallinnasse, olid saanud mingisugusegi elamise sinna. Mulle tundus, et kodus on ikka parem olla kui ühikas Tartus. Ja siis oli mul oli ju kuldmedal. Ja siis oli teatavasti võimalus ju valida, kuhu minna. Ka Moskva ülikool vilksatas, aga ei tõmmanud. Sai siis niimoodi, et minust sai siis mehaanikateaduskonna üliõpilane, kes sai siis 2 võimalikule elektri erialale, mida 50-ndatel siin Tallinnas tipis õpetajad. Üks oli elektrijaamad, võrgusüsteemid. See kõrge pinge üldiselt, eks ole. Ja teine oli siis nii padalpinge. Aga mina tahtsin nõrkvoolu, seda üldse ei olnud, eks. Ma olen oma praktikate üle, mis ma sain raadiotehases RET 2 aastal, ülimalt tänulik oma elektroonilise hariduse suhtes. Meie kateedri juhataja oli ju väga markantne ja tähelepanuväärne õppejõud siin Tallinna Polütehnilise instituudis, Aleksander Voldek. Suurepärane lektor, suurepärane organisaator ja tema pani kõik asjad käima. Tema oli üks selle kuulsa Pirita T instituudi või elektronehnika teadusliku uurimise instituudi rajaja sisuliselt. Tema määrati Rahvamajandusnõukogus teadusdirektoriks sinna, tema otsis endale direktori.
tema mobiliseeris kellegi Enn Velmre 4. kursuselt omale sinna konstrueerimisbüroosse. Ma mäletan, ma olin vanemlaborant või mingi niisuguse nime all tehnik vanemlaborant 4. kursuselt. Ajasin vastu, et ma pean ju hakkama diplomitööd tegema, eks ja ma läksin, see oli enne 5. minekut, kui ta kuskil septembrist juba olin 5. kursuse, septembrist olin juba värvatud. Ei ole midagi, saate käia loengutel Pirita teel, see on kõik uus asi, sealt on nii palju teemasid, juhendajaid ka leiab, et mul on lihtsalt tähtis tulla. No, auväärne professor, kateedrijuhataja ütleb, ma lõin kannad kokku, muidugi läksid ja ei kahetse. Aga diplomitöö oli küll vahva. Seal polnud elektroonikaga midagi tegemist, kuigi ma olin juba, kui ma diplomitööd tegin, see oli siis 60. aastal, olin juba Pirita teel ikka transistoridega ja ülikooli ajal ka Hanno Sillamaa andis mul esimese transistoriga, et vot, et teeme nüüd selle, mõõdame ära ja diplomiprojekt oli, teate jah, Johanne Sindiga, silikaltsiidiga seotud. Männikul oli ju silikaltsiit oli ja vahtsilikaltsiit ja pidev desintegraator, valuliin oli ju vaja automatiseerida ja Voldek, temal oli ka temaatika, oli Pirita teel sees see valuliini automatiseerimine ja teisest aspektist. No Velmre siin igast asjad, et teeb selle ka seal, automatiseerib selle ära, ta on diplomprojekti niikuinii vaja, aga see on just täpselt selle koha peal, on tööstuselektrid seal, ajamid, mootorid ja on automaatika. No telemehaanikat ei olnud. Meie seltskond oli koos Pirita teel, seal oli väga tugev perekondlik seltskond ja nii edasi. Üle terve instituudi, see oli noor hakkaja instituut, kui ta loodi. Ja kõik osakonnad, kõik laborid ja seal käis äge tegevus, seltskondlik. Talvekoolid, suvekoolid, igasugused laagrid, vastlapeod, oi jumal, 55. aastal tippi ikkagi astusin, siis minu kõige esimene kokkupuude selle kooliga oli õppetöökojad. Ma arvan, et kas see oli esimene kuskil esimesed septembripäeval, esimene kokkupuude ei olnud mitte auditooriumis, vaid tagakoplis Kalinini, mis ta oli 101, eks ole vist. All keldris olid õppetöökojad, kus me pidime läbi tegema sepatööd, lukksepatööd, valutööd, keevituse ja siis treimise ja freesimise pinkide peal. Ja minu esimene kokkupuude TPI-ga oligi sepapajas. Seal oli 2 ülesannet anti meile. Oli vaja kõigepealt sellise 3 sentimeetrise veidi jämedama metalllati pealt välja lõigata paras seib ja sellest 6 kant mutter vastavasse mõõtuvälja taguda, sepistada ja lüüa torniga siis auk sisse ja hiljem lukksepa tööteos keermestada see. See oli üks töö. Ja teine töö oli vaja sepistada, teate, vanal ajal, nõukogude ajal olid ju gaasitorud, olid pikki seina. Neid pandi kinnitati niisuguse konksuga, kus oli niisugune kiiljas saba, sai siit lüüa ja siis niisugune aas surus siis vastu seina. Küllap te ka olete kuskil veel vanades majades ja korterites näinud. Vaat see oli see konks, mis oli vaja siis valmis taguda. Sain hakkama. Otsa esine oli higine, sain hakkama. No lukksepa töökoda oli teine, see oli veidi harjul. Oli ka vaja välja lõigata ja
aga siis oli vaja välja viilida teatud mõõdus. Ka 6 kant mutter, ka keermestada. Ja siis oli valutöökoda, sellega oli natuke probleeme. Seal oli vaja teha siis mingisuguse detaili pudel, see puitmudeli järgi valuvorm ja valada siis sinna sula alumiiniumi. Seal pidi mitu korda tegema, et arvestuskõlblik mingi gaas, reduktori gaas oli, mis ma pidin tegema. See välja tuli, sain hakkama. Aga väga põnev oli siis treipinkide ja freespinkidega töö. Eriti põnev oli nii-öelda treipingi kitarri häälestamine. Jampsisime tükk aega, saime hakkama. Aga kõige krooniks oli siis see, et selle töö eest me pidime lõikama poldi peale meeter keerme, mis sobiks meie mutriga. Ja siis saime arvestuse, see oli viimane arvestus töökodades, saime siis niimoodi, kui meistril õnnestus see mutter puldi otsa keerata. Saime hakkama ja ma ütlen, et siiamaani sellel ei olnud elektriga mitte midagi tegemist. Keevitamist ma ei räägi, seda ma tegin hiljem veel metallide tehnoloogia kursuses ka, seal oli Kalapooret keevituslabor. Sai gaaskeevitust, elektrikeevitust, kõike sai proovitud. Jah, aga ma pean ütlema, et sellest on ikka minu kui mingi kultuuriloolase või teadusloolase hiljem välja kujunenud seoses Seebeki ja nende värkidega. Selle taustas on see kogemus on väga väärtuslik ja brošüürikeses ma ka ütlen, et ma arvan siiamaani, et niisuguse kooli peaksid kõik Raua kooli tudengid sõltumatult erialast läbi tegema, sest need teadmised on ju koduses majapidamises, kõik on kuldaväärt ju. Rääkimata üldisest haritustaustast. Olid need Balti üliõpilaskonverentsid, kus tuldi Leedust, Lätist siia Tallinnasse kokku, me käisime Vilniuses, käisime Riias. Siis ma olin aktiivne see üliõpilaste teadusliku ühingu tegelane ja ise ka publitseerisin, esinesin seal. See tegevus oli teadusliku ühingu tegevus. Aga puutusin kokku ka nii-öelda tulevaste vabadusvõitlejate teisitimõtlejatega. Tulin gümnaasiumist, meil oli teine mentaliteet, me tegime seal, mäletate, õpetaja Sillandiga tegime lõpuklassis iga päev kontrolltöid vihikute vahetamisega, aga mul polnud ju kogemust konspekteerida. Aga tol ajal mingid õpikuid eriti polnud ja konspekt oli eriti oluline. Eriti nooremale esimese kursuse üliõpilasega saades õppis seda tehnoloogiat ja tehnikat, kuidas olla ja õppida ja midagi kirja panna ja tema oli selline mees, kes absoluutselt täpselt kirjutas ja dikteeris, et võis täht-tähelt kirja panna seda loengut. Ja omal ajal oli veel niimoodi, et see oli veel taga Koplis oli, minu meelest oli veel kell oli, kes kõlises koridoris, kui loengu aeg läbi sai. Ja nii kui kell kõlises, nii Petersen rääkis seal praegu, mingi kirjutas, koma, kell. Kohtume järgmine kord. Kohtusime järgmine kord, tema astub ette, koma ja läheb täpselt sellest kohast edasi, kus kell katkestas. Vaat niisugune oli mille Petersen. Edasi, seal oli ju väga markantsed kujusid. Hiljem hakkas kõrgemat matemaatikat lugema, kuidas ta eesnimi oligi, Ants Särev, see kuulus professor, vana. Ta oli vist,
oleks emeriit juba tänase ammu. Ta hakkas lähenema, usun 80-le, kui ta meile luges. No tema luges väga vabalt. Mitte nii nagu Peters, aga me olime õppinud juba, kuidas ja mida konspekteerida. Muidugi oli suuline eksam, piletitega, ettevalmistusajaga. Noh, ma olin matemaatikas tugev, mul probleeme ei olnud, aga eks meil oli poisse oli igasuguseid. Eks mõni ka natuke püüdis kuskilt maha kirjutada ja aga siis Särev istus siis ees. Ettevalmistajad oli seal 3-4 tükki ja parajasti keegi ei vastanud. Ootas seal järgmist. Siis võttis suure ajalehe. Noh, ma arvan, et see võis olla Rahva Hääl või midagi tolle. Tõmbas siis ette niimoodi ja hakkas lugema. Noh, tükk aega niimoodi ikka. Mis ta seal tegi, tukkus võib-olla, vanamees. Võib-olla luges, võib-olla niisama tegi aega paraeg. Ja siis siis ta tahtis lehe ära, aga siis ta köhatas mitu korda, krabistas seda lehte ja pani ära. No siis oli kõik kena, korralik, kõik ettevalmistused olid sooritatud, mis vaja. Tema oli niisugune mees. Ma ütlen, et ma olen läbi käinud väga mitmest nii-öelda keskkonnast, tegelenud väga liiga mitmesuguste asjadega, püüdnud leida iseennast, selleks on kaasa aidanud kõik need aastakümned, alates harjutuskoolist Haapsalus, alates keskkoolist Haapsalus, alates tipiajast 70-ndatel, alates TTÜ ajast, alates TalTechi ajast, küll vähem, sest ma olen juba üle 20 aasta emerituuris. Kõik on andnud mulle midagi, aga peab ise otsima ja leidma, mida üle võtta. Sellega ma olen eluaeg püüdnud tegeleda. Olen õppinud kõikidest nendest aastatest, olen kõikidele õppejõududele, kaasüliõpilastele, parematele, ka kehvematele südamest tänulik.